Prillide ja läätside puhul on kõige keerulisem, ma arvan see, et kui sa kuskile lähed, siis sa pead alati mõtlema, et kas sul on läätsasid piisavalt palju kaasas, et kui lääts ilmas katki läheb, et sul oleks igaks üks varu läätsed kaasas, prillide puhul, et sul oleks prillipuhastulapp kaasas, et sa normaalselt näeksid. Kõik see, et ei taha ju väga ka üle selle läätse kasutusaja olla, mis on siis 8 tundi päevas. Et siis selleks ajaks saaks läätsed silmast ära, saaks prillid ette. Et see pidev mõtlemine selle peale või näiteks me oleme korra käinud sõbrannadega linna peal, mõelnud, et eksprompt, et jääme hoopis linna ööbima. Ja minul ei olnud kaasas tagavara läätsasid ega prille ja minu jaoks oli see selles suhtes võimatu, kuna ma ka läätsadega magada ei saa. Teine pool on muidugi see, et kui sul on lapsed, siis lastega on nii palju keerulisem olla näiteks prillidega, sellepärast et väiksed lapsed tahes-tahtmata nad müravad, möllavad, viskavad palli. Kui nad viskavad selle sulle näkku, sul klaasid lähevad, prillid lähevad viltu või kas või ma ei tea, mingi kaisutamine, müramine, kõik see on nii palju keerulisem prillidega ja läätsidega samamoodi, et kodus ma alati üritasin kanda prille ja nüüd on elu nii palju kergem.